Kas sa tahaksid meie kuulajatele ja vaatajatele anda 3 head nõuannet, mis saaks aidata neid nüüd ja praegu või siis lähimas, kõige lähemas tulevikus loovettevõtjana vabamalt väljendada? Mis võiks olla 3 sellist head nõuannet või 3 näiteks sellist sammu? Hea küsimus. Aitäh. Ikkagi eelkõige see mina, kontakt ja tunnetus kõige aluseks on ju. Kui seda ei saa nagu vaimselt kuidagi teha või peas, siis läbi keha ikkagi. Et hästi selline tugev rutiin ikkagi kehaliselt kontaktis, iseendaga peeglis kontaktis, võib-olla filmida ennast, et see tutvus iseendaga, kontakt iseendaga oleks hästi tugev ja paigas. Sest siis ei teki seda hirmu või ebamugavust, et issand, milline ma välja näen või appi, kuidas mu hääl kõlab. Nagunii tekib. Et alguses see tekib, eks, aga mida rohkem sa seda harjutad niimoodi ennetavalt, enne kui sa lähed siis tõesti avalikult või filmima või sotsiaalmeedias või kui iganes, et tihtipeale, siis sa ei pane neid sinna lihtsalt, kui sa ei ole harjutanud enne. Et see on see, mida ma ka tihtipeale inimestele annan kodusteks töödeks ja esimesteks soovitusteks, et ikkagi tutvumine ja kontakt iseendaga, see on kõige aluseks. Siis muidugi see, et kust sul see tuleb, mis see sinu kirg on, mida sa tahad tegelikult inimestele öelda või mis sa tahad selle toote või teenusega, et nende elus juhtuks, et selline sinu kirg võiks tegelikult välja paista ja miks sa seda üldse kõike teed, on ju. Et läbi selle on ka see sõnum hästi ilus ja sinu enda lugu seal juures, eks, et kust see tuli ja võib-olla sinu enda kogemus, sinu enda vajadus. Me teame, miks sa seda teed. Sa muutud kuidagi usaldusväärsemaks, kui sa nagu nii-öelda jagad seda miksi, eks. Sest et kui sa seda miksi ei jaga, siis tekib küsimus, miks sa seda teed, et kas sa nagu tahad palju raha teenida või milles sellega halb, see on täiesti okei. Aga meil tekib selles mingi teatud ikkagi nagu ühenduskoht sellega, et sina teed läbi oma hinge seda, mida sa teed ja ma tahan sellest osa saada ja mul ei ole kahju sellest, kui sa sellega nagu raha teenid ja ka nagu jõukaks saad, et see on jumala fine, on ju. Aga lihtsalt, et see miks, et see kutsuks see sinu isiklik lugu, sinu isiklik kirg, mis on. Ja 3. lihtsalt katsetamine ja julgus ja proovimine ja teen uuesti, teen omamoodi, teen selle video nagu teen. Ma tegin just viimase video kassiga koos, sest lihtsalt tekkis selline mõte. Davai teen, ma olen kuidagi mingis sellises kohas, et ma julgen nagu mängida rohkem, et lubada endal nagu vabamalt siis ka luua seda, kuidas sa siis räägid oma asjadest. Ma arvan, et see on võib-olla üks häid soovitusi, mida ma ka ise endale siit annan.